Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 85. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnus Huubis. Täna on külas üks tütarlaps, keda esiti mulle soovitas tema ema, et äkki sa kutsuksid ta vestlema. Ja siis mõtlesin, et okei, kohe uurin, mis taust on. Ja kui ma natukene sain ka ise juba aimdust, siis ma sain aru, et võiks üks ütlemata vahva saade tulla. Nii et tere tulemast, Loore Lumisalu. Tere! Alustame sellest, et ma tean, et te käisite Viljandis. Su ema rääkis sellest, et ta oli ka sellega seotud selle korraldusega. Tervitused Margele siin kohal. Ja teil oli seal koolidžäss või kuidas selle ürituse nimi oli? Tulete mulle meelde? Ja koolidžäss 2026. Kuidas teil läks seal? Seal läks väga-väga hästi. Nimelt me käisime seal terve bändiga, 5/4. Siis on see bänd, kellega me siin Pärnus enamasti tegeleme. Aga nüüd jõudsime ka lõpuks Viljandisse. Seal siis toimus konkurss nimega Mängu ilu, kus me saime peapreemia ehk siis Grand Prix, mis tähendas seda, et võitsime siis 8 tundi salvestusaega ka Viljandi Kultuuriakadeemias. Nii et kuna meil on juba üks lugu väljas, siis see on ainult rõõm meile, saame ka järgmist minna salvestama. Kui kaua käib üldse loo salvestamine kusagil stuudios? Et mis see nagu üldse hinnanguliselt olla võib, et kas selle 8 tunniga, vaata mul tausta pole, kas sellega ühe loo nagu saab purki või kuidas sellega nagu päris reaalselt võiks olla? Ma usun, et 8 tunniga üks lugu on vägagi tehtav. Okay. Oleneb muidugi, kui perfektsionistid me oleme. Ehk siis, kui me tahame kõike viimseni lihvida, siis võib minna natuke rohkem. Aga 8 tundi on siuke piisava varuga, et üks lugu kindlasti. Eelmine kord, kui me käisime salvestamas, me võtsimegi ühe terve päeva, kus me käisime salvestamas ja jõudsime suisa 2 lugu tehtud. Okay. Nii et siuke kiiremas korras saab võib-olla selle 8 tunni sisse ka 2 lugu mahatatud. Mulle tundub, et see on päris äge auhind, sest et ma olen kuulnud, et nende stuudio rendi hinnad pidi päris kõrged olema. See on tõsi, jaa, et kui sa lähed kuskil, tahad ise leida mingit stuudiot, kus salvestada, siis need võivad päris palju maksta. Ja. Õnneks selles mõttes mul on sedavõrd lihtsam, et kuna ma hetkel õpin ise TÜFKAs, siis kui ma seal helitehnoloogidega hästi läbi saan, siis võib-olla saan isegi kuidagi lihtsamini salvestama minna. Aga selles mõttes see auhind, mis me võitsime, on ikkagi väga-väga vinge. Kuivõrd ootuspärane see oli? No selles mõttes ma natukene aimasin, sest me olime seal konkursin ainus, kes esitas oma loomingut ja salvestada on ju kõige parem oma loomingut. Et võib küll minna salvestama covereid ja lihtsalt nagu kogemuse jaoks näiteks ka. Salvestamiskogemus on täiesti teine ooper kui laval esinemine. Et selles mõttes see on igal ühele kindlasti suur kogemus ja kõik võiksid seal läbi käia, kes vähegi muusikaga tegelevad. Aga oma loomingu salvestamine on ikka selline, et siis saab välja ka anda. Oma loomingul siis kes teil seal selle valdavalt loob, et kas kogu bändiga, et keegi annab sisendi, siis hakkate koos niimoodi musitseerima või see käib nii, et ühel on ikkagi mingi idee olemas ja siis ta annab selle nagu teistele. Kuidas teil käib see protsess? Kuidas kunagi oleneb täiesti loost. Enamasti me üritame ikkagi kõik koos mõelda, ehk siis kas tuleme kokku ja mõtleme nullist loo välja või siis keegi tuleb mingi tillukese, kas idee või käigu jupiga ja siis me kõik koos nagu arendame edasi seda. Aga on ka juhtunud, kus siuke lugu on põhimõtteliselt täiesti valmis ja siis ütleme bändile, et aga nüüd teeme sellest bändi versiooni näiteks. Jah, on ka selliseid juhtumeid olnud. Aga siis ongi täpselt see, et siis see lugu on hästi ühe inimese käekirjaga ja seda on kohe hästi aru saada. Nii et me üritame ikkagi enamasti koos lugusid luua, et see oleks võimalikult nagu bändi siuke ilus, sujuv kooslus. Ma mõtlen, et kui palju teil liikmeid on? 5 tükki. 5 te peate siis leidma ju täieliku üksmeele selles mõttes, et te peate nagu okei, kui lihtne see on. See vahepeal on tõesti siuke, et kuna kõik me oleme selles mõttes sobime valatult kokku, see koostöö meil sujub enamasti väga-väga ilusasti. Aga siiski kõik on enda inimesed. Meil on muusikamaitsed siuke
enamjaolt sarnased, aga igalühel on enda mingid sellist ala, kus teised väga-väga tihti ei ole. Ehk siis see ongi siuke huvitav kombinatsioon, et kuidas me nüüd üksmeelele jõuame, sest no tihtipeale ongi see, et ma ei tea, kitarrist võib öelda trummarile, et mis ta nüüd mängida võiks, aga tegelikult trummar mängib täpselt seda, mis ta tahab mängida. Ja sama on ka laulu kirjutamisega, et mõnikord me oleme üritanud proovida ka sõnu näiteks kõik koos kirjutada, aga siis sõnad on sellised küll, et kõik koos läheb see nagu idee nii rändama, et lõpuks tuleb siuke kompott kokku ja siis peabki nagu mõtlema, et kas sellest nüüd leiab mingi siuke tähendusrikka sisu sellest. Ja selles mõttes jah, mina ja Pauliine oleme siis enamasti põhilised lauljad ja tihtipeale ongi see, et kui on näiteks Pauliine laul, siis tema kas mõtleb enamussõnad välja või siis sõnu me mõtleme tihtipeale ka kahekesi ja siis vaatame meloodia järgi, et kumb siis laulab. Okei, kuidas see sõnade mõtlemine siis käib, kui te niimoodi koos teete seda? Ma mõtlen, et mul nagu näib nagu nii palju lihtsam nagu üksi teha, sest et ma ju tea, mis ma öelda tahan, on ju, aga kellegagi kahasse teha, kellegagi koos teha. See tundub nii, et okei, et kus maalt siis nagu üks annab ühe salmi, teine teise salmi või kuidas see nagu praktikas välja näeb? Meil on ka erinevaid kirjutusvõtteid läbi käinud siis, aga tihtipeale me paneme mingi kindla teema paika. Ehk siis loome nagu selle kujutluspildi. Näiteks üks, mis meil oli selline, kus me oleme rannas, päike paistab, see hakkab looja minema, istume puu all ja mis seal siis toimub meie peas. Ja siis nagu sellest oli hästi tore nagu see, et mõlemal enam-vähem oli sama aimdus, mis see olla võiks. Ja siis niimoodi hakkasime ideid lihtsalt loopima, siuke brainstorm mõte ja siis vaatasime, et mis sõnad omavahel sobivad või mis laused üksteise järel on loogilised. Päris äge protsess niimoodi luua. Jah, ei, selles mõttes ma käisin ka, kui ma Pärnu muusikakoolis veel käisin, siis viimasel aastal ma käisin Astra Irene Susi juures oma loomingu tunnis nii-öelda ja siis seal ma sain aru, et ma ei pea olema nagu, mul ei pea kohe sündima ideaalsed ideed, mis lähevad perfektselt üksteise järjekorras. Vaid seal me hakkasimegi katsetama niimoodi, et paneme lihtsalt 5 lauset kirja, kus on üks sõna sees. Ja siis valin nendest näiteks kõige lemmikuma ja siis võtan järgmise sõna, kirjutan jälle ja siis vaatan, millised 2 kõige paremini näiteks kokku lähevad. Ehk siis sealt ma sain aru seda, et sõnade kirjutamine ei pea olema mingi raske protsess, et seda saab nagu ka mänguliselt lahendada ja siis seda ma olen toonud ka meie bändi lugude kirjutamise juurde, siis just. Väga äge. 5/4 on. Kas seal ei ole mingi loogikaviga või ma ei ole matemaatikas väga tugev muidugi, aga mis see tähendab? No 5/4 on muusikaline termin siis, ehk siis taktimõõt on see kõige otsesem mõte, mis meil seal taga siis on. Aga teiseks, alguses me üldse olime 4/4. See oli siis, kui me bändi kokku panime, mis oli 2024. aasta suvel. Sellepärast, kui mul tuli esinemispakkumine, et oleks vaja esinejat. Ja siis mina ütlesin, et mul on kohe bänd olemas, kuigi mul tol hetkel ei olnud seda bändi. Ja siis ma kutsusingi sõbrad, Gregori ja Pauliine, kellega ma siis koos olin juba Musakoolis bändis olnud. Ja küsisin, et kas nad viitsiks bändi teha. Ja siis nemad olid kohe nõus, ei olnud küsimustki. Ja siis mõtlesime, et okei, meil on 3. 3 bändi teha saab, aga on raske. Ja siis me mõtlesimegi, et meil oli kas trummarit vaja või kitarristi, sest Gregor meil mängib mõlemat väga ilusasti. Ja siis tol hetkel tundus lihtsam leida kitarrist, sest kitarriste on veidi rohkem kui trummarid. Ja siis Pauliine ütles, et tal koolis käib üks väga lahe kutt. Ja nii tuli Erik meie punti. Ta ka oli kohe nõus, panime prooviajad kinni, hakkasime tegema ja see toimis lihtsalt nii hästi, et mõtlesime, et seda punti siin laiali saata veel ei tohi. Ja siis umbes paar kuud läks mööda, kuskil oktoobris tuli siis Mihkel ka punti, sest samamoodi ta tuli muusikakoolis bändi ja siis ma vaatasin, et vau,
see tüüp oskab mängida. Ja siis teised bändi liikmed olid ka täiesti nõus sellega. Ja siis me kutsusime temaga punti ja ta oli ka kohe nõus. Nii et selles mõttes see värbamine nii-öelda läks väga ilusasti. Ja siis detsembrist alates hakkasime nagu päriselt proove tegema. Kohe kirjutasime oma loomingut. See tuli nagu nipsust põhimõtteliselt. Nii et oli näha, et punt töötab imeliselt. Ja siis, kui Mihkel nüüd tuli, siis jõudes jutuga tagasi, siis oligi täpselt see, et kui me enne olime 4/4, siis mõtlesime, et okei, aga nüüd meid on 5. Nüüd peaks olema 5/4. Mis on siuke ebapärane või tähendab mitte just väga laialt levinud taktimõõt. Jah, tehakse midagi ka 5/4, aga mitte just kõige rohkem. 4/4 on ikka siuke. Kõik lood on 4/4, kui sa piisavalt tahad. Aga jah, ja siis meilt on küsitud päris tihti, et aga millal teil tuleb lugu, mis on 5/4 taktimõõdus? Nii. Ja noh, ma ei tohi veel saladusi siin välja anda, aga ta on tulemas kunagi, mingi hetk varsti võib olla. Ma jäin mõtlema selle peale, et kui ütlesid, et sul tuli nagu esinemissepakkumine, et ja siis ütlesid, et okei, et teeme ära. Kus sul see julgus oli, kui sul veel bändi polnud? No sellepärast, kuna ma tean, et mu ümber on nii palju lahedaid muusikuid ja inimesi, kes lihtsalt ongi nõus võtma siukseid eksprompt pakkumisi vastu. Ja ma teadsin, et kui ma praegu ei ütle seda jah-sõna, siis võib-olla nädala aja pärast nad on juba leidnud kellegi teise. Ja see tihtipeale käib ka nii tänapäeval siis praegu mitmed esinemispakkumised ongi sellised, et tulevad, siis ma ütlen, et arvatavasti oleme nõus, aga ma pean veel bändiga rääkima ja kui bänd vastab umbes nädala jooksul ja siis ma kirjutan tagasi, siis võib-olla see asi on juba möödas. Ehk siis tuleb võimalikult kiiresti see jah öelda, eriti kui on mingi lahe pakkumine. Mina nägin esimest korda teid, ma arvan, et vist olite ikkagi 5/4, kui igatahes sina olid seal küll, ma mäletan, oli kohe silla jooksul, seesama oligi. Seesama oligi see esimene, jah. See mõtlesin nagu, vau, et nii äge, ma polnud varem teist midagi kuulnud ja siis ma ei saanudki varem kuulda olnud. Just, täpselt see oli meie siis esimene esinemine, seal me küll tegime ainult covereid, põhimõtteliselt panimegi kokku ruttu mingi kava, mida me juba enam-vähem teame, ehk siis võtsime lugusid, mis me oleme muusikakoolis teinud või lihtsalt tuntud Eesti lugusid, mis nagu läheks ka publikule peale, mitte ainult meile. Sest jah, see on ka raske valida lugusid, mida ka publik tahab kuulata. Sest meie võime mõelda siin mingi enda niš asja, mida on nii lõbus mängida, aga samas kui publik ei viitsi kuulata mingi väga hullu matemaatilist muusikat, siis pole väga pointi. Või noh, natuke ikka meie enda jaoks. Aga just ongi, kui me tahame nagu publikule meele järgi olla, siis peame natukene mõtlema, et mida nemad tahavad kuulata ka. Tegelikult on see päris keeruline, mulle tundub, et ühelt poolt on ju sul kindlasti mingi see enda asi, mis nagu tohutult paneb nagu silma särama, on ju. Aga kui sa tead, et sellel ürituselt see publik nagu ei ole see nagu publik, siis on nagu väga keeruline leida see kesktee, aga see ongi see, kuna teil nagu pundis on juba neid kogemusi nii palju, kuigi te olete noored kõik alles, aga kogemusi on palju ja läbi selle on ka siis seda nagu repertuaari on ju päris palju, et saabki nagu mängida niimoodi. Ja näiteks aastavahetusel just nüüd 2026. aastal või noh, see aastavahetus, mis just oli, siis me käisime templis mängimas. Ja seal paluti ka, et kas te saate mängida tantsumussi. Ja kui me hetkel tihtipeale pigem on nagu see suund, et tahaks ikkagi oma loomingut esitada, et coveri keikasid me nagu nii palju vastu ei võta, siis seal siiski me võtsime selle vastu, sest mõtlesime, et see on lihtsalt nii lahe võimalus. Ja kuigi me tegime covereid mingitest sellistest poplugudest, siis suutsime 3 oma loomingut ka sisse pista sinna ja kusjuures rahvale läks väga hästi peale. Nii et ma usun, et meist saab asja. Ma mõtlen, et selline kutse, et aastavahetusel kuskil esineda, see on ikka päris suur kutse juba, see ei ole nagu mingi süge nagu mingi väike asi, et tulge meie koolipeole, see on ikka päris suur asi. Just, ei selles mõttes ongi hästi lahe. Ja see tuli ka läbi tutvuste kõik. Ehk siis praegu meil noortena ongi just see kõige tähtsam,
et me leiaks neid tutvusi, et me tekitaks enda seda võrgustikku muusikamaastikul. Ja kuna me hetkel oleme juba piisavalt vanad ja kas või oma õpetajad tegelikult annavad nagu tutvusi väga palju juurde, siis läbi kõikide nende saamegi kõige neid paremaid ja magusamaid pakkumisi, ma arvan. Ma mõtlen, et nagu bändi luua Pärnus nagu noorena, öeldakse, et ei tea, Pärnus pole nii palju erinevaid häid võimalusi kui nagu mõnes suuremas linnas on ju. Aga samas nagu kui ma nagu sinu lugu kuulan on ju ja ikkagi näen neid pakkumisi, mis te saate, no siis ei tundu, et see nii keeruline oleks, et tundub, et on Pärnus ka päris lahe luua midagi. Pärnus on lahe luua. Kui sul on kohta, kus harjutada, kui sul on tutvusi, kelle kaudu mingeid pakkumisi saada, siis see ongi hästi lõbus protsess, sest tihtipeale me otsime ka ise neid kohti, kus me saaksime käia harjutamas, sest Pärnus on mõned kohad, aga ega neid ka ei ole nüüd jalaga segada. Ja kui me tahame mingit, ma ei tea, kvaliteetses ruumis kas salvestada või harjutada lihtsalt proovi tegemiseks, siis neid on ikkagi tegelikult suht vähe. Kõige tihedamini, kus me oleme proovi teinud, on samamoodi muusikakooli ruumides, sest me kõik õpime seal, või mina siis vilistlasena, eks ole. Aga siiski, ma tegelikult käin ikka veel muusikakoolis vahepeal, sest Big Bandis ma käin jätkuvalt edasi, mis on omaette jutt ja see on ka väga lahe kogemus. Aga jah, ehk siis me kõik oleme nagu omad inimesed, ja kui just mingit proovi ei ole seal sees, näiteks laupäeviti on siis tavaliselt see harjutuspäev ja siis saame käia proovi tegemas ka bändiga. No räägime siis Big Bandist. Ise sa selle lauale tõid. Just. Mis teema sellega on? See on, ma usun, üks kõige lahedam kogemus, mis mul on eluteele ette visatud. Nimelt ma mängisin siis bassi, ma ei tea, kui kaua ma juba mängisin seda, aastaid ikka. Kui siis lõpuks tuli Emili Urla, kes ütles, et nüüd paneme kokku Big Bandi, mis te arvate? Ja kuna ma teadsin, et Big Bandid on väga lahedad, siis ma olin kohe 2 käega nõus. Ma ütlesin, et davai, ma kas või aitan sul midagi teha, aga peaasi, et tehtud saab. Ja siis nii sündiski see. Emili on päriselt hullu tööd teinud sellega promo mõttes kui ka korralduslikus pooles. Nii et suur aitäh talle esiteks. Ja kõik teised, kes ka aitavad tegelikult. See on siuke klubi panus ka mõnes mõttes. Aga seal oli jah esimest korda see, kus mind visati lihtsalt külma vette, anti mingi 20 lugu ette ja öeldi, et vot siin on noot, mängi nüüd. Ja kui muidu noodist lugemine oli täitsa hea mul, siis see nagu oli koht, mis arendas ikka veel tohutult palju. Sest ongi, kõik teised oskasid täpselt sama kiiresti nagu mõelda ja mängida, siis endal tekkiski see tunne, et ma ei tohi teistest alla jääda. Ja siis isegi kui oli mingi raskem lugu, näiteks tihtipeale mingi walking bassline'id on need, mis on sellised väga põnevad, kui need on välja kirjutatud. Ehk siis mul ei olnud akorde peal, ma ei osanud millegi järgi orienteeruda, vaid lihtsalt jälgi neid mummusid. Ja siis tempo on ka ülikiire ja siis ma olingi vahepeal seal väga siuke, et appi, mis ma nüüd teen? Aga siis leiad lahendused ja lõpuks tuleb kõik välja ilusasti. Nii et midagi tegemata ei jäänud. Ja siis lisaks, kuna ma ka laulan, eks ole, siis ma sain ka Big Bandis olla solist mõnes loos, mis oli ka mega lahe kogemus, sest üks asi on laulda bändi saatel, aga Big Band on nii palju võimsam, siis võiks öelda. Ja vaat see oli küll siuke, et ma tunnen, et ma saan nüüd päriselt särada seal ees ja olla nii, nagu see tunne oli lihtsalt nii võimas. Ja. Kui palju sul üldse on neid kollektiive või bände, millega sa oled siis seotud olnud või nagu praegu oled seotud? Ma niimoodi numbrit küll ei oska nii öelda. Palju. Sest jah, tihtipeale on ka see, et need on projektibändid, ehk siis panemegi kokku mingiks kindlaks ajaks, eriti mul praegu seal Tühkas, ongi see, et kellelgi on vaja ettemängude saatebändi, mis on siis hindeline arvestuskontsert, kus sa saad eriala instrumendi hinde ja siis teeme selle kontserdi ära ja siis rohkem näiteks ei tee nendega.
aga tuleb järgmine semester, põhimõtteliselt sama bänd on taastunud. Ehk siis jah, neid bände tuleb ja läheb, aga siuke stabiilseid bände on mõned. Ma ka ei oska tegelikult numbrit öelda, sest mida bändina lugeda, kas big band on bänd või ta on big band. Aga jah, ja koolis ka mul need bändid, mis me paneme kokku siis iga semester, on kogu aeg vahetuses. Ehk siis iga pool aasta tagant bändid vahelduvad ja liikmed kõik vahetuvad. Nii et ongi siuke, et see on nagu peaaegu stabiilne, aga pool aasta pärast enam ei ole sama. Et miskit on nagu muutunud. Just. Aga ei, see mõttes mulle väga meeldib see, et ma saangi tänu sellele hästi paljude erinevate muusikutega näiteks koostööd teha. Nii et, jah. Mis see TÜVKA on? Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Kuna mina olen kuulnud ainult nagu Kultuuriakadeemiat, siis ma ei ole seda täisnime kunagi kuulnud. Nagu niimoodi lühendin eriti veel, siis kas ma kuulsin ju õigesti? Just. Ta on jah lühend, sest ikkagi Tartu Ülikooli all ta on. Nagu samamoodi nagu Pärnu kolledž. Aga Kultuuriakadeemia jah, võib-olla on natukene levinum väljend. Ma arvan, et seda teevad need, kes ei käi koolis. Need, kes koolis käivad, nende jaoks on TÜVKA. Just. Mis sa õpid seal? Hetkel eriala instrumendiks on mul kontrabass ja laul. Ehk siis, kui ma muusikakoolis ka siin Pärnus viimastel aastatel, siis tegin 2 eriala korraga. Nii laulu kui ka basskitarri ja lõpetasin ilusasti ära. Siis ma mõtlesin, et miks nüüd vähem võtta. Ja küsisin, kas ma saan 2 eriala korraga teha. Ja nad ütlesid, et davai, kui sa suudad ja kui sa oled võimeline, siis tee. Nii et siis nüüd need on mul 2 põhiinstrumenti siis nii-öelda. Aga muidugi tegelen ka basskitarriga seal edasi, sest tihtipeale kooslustes, kuna kontrabass on nii siuke nišpill, siis paljud tahavad lihtsalt basskitarri oma bändi rohkem kui kontrabassi. Mis on tore ja ma saan seda ka siis harjutada. Aga mul süda ikkagi hetkel tuksub seal kontrabassi vallas natuke rohkem. Ja üldine see nimetus siis, mida ma õpin, on rütmimuusika. Ehk siis kõik, mis sellega seondub, on meil seal olemas. Et põhimõtteliselt võib öelda, et muusika hakkas ikkagi sinu elu juba mõjutama sellel hetkel, kui su ema kõhus olid. Jah, tegelikult küll. Mul on isegi esimesed pildid sellest, kus ma olin mingi 1-aastane ema süles ja ta mängib klaverit. Ja siis 4-aastasena, kus ma juba käisin muusikakoolis temaga kaasas, trummikomplekti taga näiteks. Ja sealt see alguse sai. Ja siis alustasin ma viiuliga üldse. Või tegelikult enne seda oli veel plokkflööt aasta aega. Oota, kui palju sul neid pilli käsitsemisoskusi on või mitme pilli? Ma kunagi lugesin kokku. Oli kuskil 8 äkki või 9. Ma päriselt ei oskaks nagu nimetada, sest ongi see, et tase on nagu siuke väga erinev pilliti. Ehk siis üks asi on see, et mida ma olen õppinud, aga teine on see, et näiteks klaveriga on väga hea näide see, et klaveri õppimise ajal, mida ma õppisin aasta aega, kohustusliku klaverina Pärnu muusikakoolis, seal ma natuke õppisin seda tehnikat, aga ega ma väga ei mäleta sellest ajast mitte midagi. Sest ma ise olin äkki 3. klassis põhikoolis, see oli kaua aega tagasi. Aga pärast nüüd hiljem ma olen uuesti avastanud, et klaver on väga lahe. Ma tahaks ta osata palju paremini mängida, aga ta on täpselt sellisel tasemel mul hetkel, et kui ma enda lugusid mõtlen, siis ma suudan klaveril võib-olla ennast saata, välja mõelda mingeid huvitavaid akorde, järgnevusi, aga niimoodi, et sa viskad noodi ette ja nüüd ma peaks lugema, sest see on raske mu jaoks. Et selle jaoks mul on basskitarr. Kui ma mõtlen üldse nii palju pille korraga, isegi siis, kui see nagu teabni ei ole nagu, ütleme, nagu meistri tasemel, eks ju, on see ikkagi päris palju. See ei ole vist väga tavapärane, mulle tundub. Jah, ei, no ma olen ka selline, kes haarab lihtsalt igast võimalusest kinni ja ka muusikakooli ajal ma tegelikult otsisin, ma arvan, endale seda kõige sobivamat pilli, sest kui ma tegin seda 7 aastat viiuliga, siis mingi hetk mulle täiega meeldis see ja siis, kui läks raskeks, siis hakkas see vajuma, nagu kõigil, ma arvan kõigil, kes on muusikakoolis.
eriti klassikalises osakonnas õppinud, on see mingi hetk madal ots, kus lihtsalt tegelikult ei jaksa ja tundub, nagu oleks kõike hästi palju. Aga siiski mul oli see tunne, et ma ei taha muusikast loobuda, aga võib-olla lihtsalt viiul ei ole see, mida ma teha tahan. Ja siis ma hakkasingi katsetama kõike. Ehk siis mis ma võtsin, lisapilliks trummid, mida ma õppisin 2 aastat. Ja kui ma trumme hakkasin mängima, siis tuli ka tegelikult esimene kutse mul bändi. Põhimõtteliselt ma olin aasta aega liiga noor, et muidu olla bändis, nagu tavaliselt kutsutakse. Aga tingimusel, kui ma hakkan trumme õppima, siis ma saan aasta aega olen bändi. Ja võt sellest ma olin sillas. Ja siis ma hakkasingi trumme mängima, siis ma sain 2 bändiga, mis oli väga tore. Ma olin küll väike ja ma väga ei osanud mitte midagi. Aga kuidagi ma seal hakkama sain. Ja kogemused tulevadki siis tehes, eks ole. Ja siis hiljem, kui ma veel vanemaks sain, siis ma sain teada, et on võimalik isegi 2 lisapilli võtta ja võt siis ma olin hästi õnnelik. Siis ma mängisin vahepeal saksofoni ja basskitarri ja siis tuli kontrabass, mingi hetk laul. Ja siis üldse, kui ma viiuliga ära lõpetasin, siis ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Ma olen ju ikka veel elan Pärnus, mul on terve gümnaasiumi aeg veel ees. Ma astun uuesti muusikakooli sisse. Ja siis ma lihtsalt läksin rütmimuusika osakonda. Tol hetkel siis ma võtsin ainult basskitarri erialaks. Aga kuna mul oli laul lisapill ja lauluga me ka tegelikult tegime suht koht põhipilli nagu sellist repertuaari ja vaatasime kõiki neid nagu tehnikaid, mis muidu ka põhipilli õppes oleks. Siis teisel aastal mul oli siuke tunne, et aga äkki ma võin 2 eriala korraga teha. Ja siis mulle öeldi, et no davai, sa oled piisavalt tubli küll, et sa saad hakkama. Ja siis nii läks. Ja siis ma lõpuni panin välja laul bass erialaks ja kontrabass siis veel lisapillina. Nii et see oli hästi lõbus aeg minul. Kui palju sul pille kodus on? Kas sul on kõik need esindatud, mida sa mängid? Enam-vähem vist küll, jah. No, alustame algusest. Kontrabass, basskitarr, kitarr, klaver, viiul. Saksofoni mul küll nüüd ei ole. Võiks, eks ole. Aga lõppude lõpuks, kui mul on liiga palju pille, siis mul on liiga palju elevust mu sees, siis ma tahaks kõigega tegeleda. Aga kuna hetkel ma olen valinud ikkagi selle tee, et tahaks muusikuks saada, siis praegu on täpselt mu elus see, kus ma peaks keskenduma. Täpselt sellele, milles ma tahan nüüd kõige paremaks saada. Ehk siis tore on osata see mõttes kõiki neid pille ja ongi eriti omaloomingu mõtlemisel. Ma saan nagu nii mitmekülgselt siis mõelda ja valida, et täna ma teen loo kitarrisaatel, homme klaverisaatel. Aga lõppkokkuvõttes hetkel ma ikkagi üritan keskenduda siis bassile ja laulule, mida ma ka ülikoolis õpin. Et need saaks mul võimalikult tugevaks ja siis ülejäänud pillid on lihtsalt tore, et ma natuke oskan. Kas sinul ei ole siis probleemi telefonis scrollimisega, et kui sa koju lähed ja tahaks nagu puhata, siis ei ole mingit telefoni, võtame mingi pilli kätte. Räägi seda helesinist unistust. Oleneb päevast. Tihtipeale, jah, ma ei viitsi väga scrollida, pole väga sellist tüüpi. Vahepeal on neid päevi ja siis on see täiesti okei. Aga selles mõttes, kui ma lähen koju, eriti peale koolipäeva, siis kuna mul koolipäevad on niimoodi jagunenud, et nädala alguses on hästi-hästi tihe ja siis nädala lõpp, kuna mul on õpetajad ka tegevmuusikud, siis tihtipeale ongi niimoodi, et reedeti näiteks ei ole tunde või on ainult üksikud. Siis kui need pikad koolipäevad nädala alguses saavad läbi, siis ma lihtsalt olen nii väsinud, ma lihtsalt viskan voodisse pikali ja mõtlen, et tahaks süüa. Ja siis ongi täpselt selline, et ma otseselt ei jaksa mingit ekraani vaadata, aga samas ma ei jaksa ka produktiivne enam olla, sest siuke pikk päev on selja taga. Ja siis vahepeal ongi täpselt see, et mis ma nüüd teen. Mis mulle meeldib näiteks on ristsõnade lahendamine. Eks mul tihtipeal on mingi ristsõna siin öökapi peal, võtan kätte, teen natuke ja siis tuleb nagu mõistus tagasi ka, et okei, mis ma nüüd täna veel saaks korda saata. Sest mul endal on sees hästi see tunne, et kui ma olen produktiivne, siis mul on õhtu lõpus väga hea tunne. Ja mul on lihtsalt nii hea olla, ma sain nagu mõelda, et midagi sai tehtud. Ja see on üli super tunne.
Sest kui ma olen terve päev, on ka päevi, kus ma olen laiselnud lihtsalt terve päev. Aga need on vajalikud vahepeal. Muidugi on seda molutamise aega, seda juhtme seinast välja tõmbamise aega on nii vaja vahepeal. Et muidu tõmbad viimase piirini ja vindini, siis ei saa kedagi lõpuks näha ju. Just. Aga no sellega on mul ka kahetised tundud. Ühelt pidi ma saan nagu aru, et see on vajalik ja see on tore, aga siis teistpidi ma tunnen ennast, et aga ma raiskasin terve päeva ära, ma pole produktiivselt midagi teinud. Ja siis ma mõtlen, et okei, päev ei ole veel läbi, äkki ma saan koristada, äkki ma saan midagigi teha, et ma tunneks, et ma olen vähegi produktiivne olnud. Või kas või nagu söögi tegemine näiteks. Et ma elan hetkel küll ühikas ja seal on ühisköök ja siis ongi tihtipeale lihtsam on käia väljas söömas, aga see on kallim. Nii et vahepeal me siis Pauliinega koos mõtleme, et okei, täna näiteks teeks pastat. Ja siis söögi tegemine on ka selline, mis nagu tõmbab maa peale tagasi natukene. Ma mõtlen, et sa räägid, et peale pikka koolipäeva siis ma teen ristsõna. Ma käin ka koolis ja ma mõtlen, et peale pikka koolipäeva ma ei taha nähagi mitte midagi. Rääkimata mingist ristsõna kätte võtmisest. Selleks, et maa peale tagasi tulla. Ei, pange kõik ära, ma ei taha mitte midagi näha. Et see on ikkagi klass omaette juba. Jah. Ei, ma ei tea, miks need ristsõnad on mul nagu nii kõnetavad, aga väiksena sai neid lihtsamaid tehtud. Ja need mulle nii meeldisid. Ja praegu ka vahepeal tõesti, ma võtan neid lihtsamaid just kätte. Et ma ei peaks väga mõtlema, vaid ma lihtsalt saan kirjutada, sest see kirjutamine, nagu käsitsi kirjutamine, mulle lihtsalt nii väga meeldib. Ja mingi päev ma just läksingi õue, ma olin natuke haige. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd saan tervemaks saada. Ja siis mõtlesin, et kui ma siin umbses toas istun, siis see arvatavasti ei juhtu. Ja siis mõtlesin, et ma peaks õue minema. Aga õues on tuul. Ja siis ma panin ennast soojalt riidesse, kuigi oli väga soe ilm, siis ikkagi tuule eest tuleb kaitsta end. Ja siis läksin õue, võtsin oma väikse päeviku kaasa ja lihtsalt kirjutasin mingi poeetilist teksti tuulest endast. Ja siis ma kirjutasingi terve lehekülje täis ja siis pärast seda mul oli jälle siuke hea lõgastav meel, et ma sain midagi öeldud, ma sain mingid mõtted kirja, pärast lugeda on väga nagu mõnus ja siis mõtlen, et sellest võib-olla saaks isegi laulu teha. Poeetilist teksti tuule kohta, terve lehekülg. Jah. Wow. Et kuidas see sündis? Et lihtsalt hakkas nagu mõte jooksma. Jah, tihtipeale ma lihtsalt kirjutangi niimoodi, et ma hakkan kuskilt otsast pihta, nagu kerima ja siis vaatan, kuhu ta jõuab. Mul vahepeal ongi tekstide pealkirjad on lihtsalt kirjutamiseks. Ja siis ma panen mingi lause kirja, ja siis ma panen järgmise. Ja siis sealt hakkab mingi lugu näiteks sündima. Ja siis mul ongi siuke kujutluspilt selles mõttes on mul hästi tugevalt arenenud või ma ei oska isegi öelda selle kohta midagi. Aga alati, kui ma kas räägin millestki või laulan või loen, siis ma näen nagu mingit filmi jooksmas enda peas. Ehk siis ma võin kas või nagu väga detailidesse seal minna, sest see on lihtsalt nii lahe pilt, mis ma näen ja siis ongi, ma tahan seda jagada. Ma tahan kuidagi nagu kirjeldada ja sõnadesse panna. Ja kuna eesti keel on ka mind nagu suht huvitanud terve elu, siis ongi, ma üritan leida erinevaid viise, kuidas midagi kirjeldada ja ma tahan hästi nagu kastidest välja mõelda. Ehk siis ongi, ma ei ütle, et sinine taevas on minu kohal soe kollane päike paistab. Vaid ma üritan kuidagi nagu täiesti teise nurga alt läheneda ja nagu isiksustada mingid, ma ei tea, mustikaid või mida iganes. Issand, aga kas sa oled seda nagu eraldi õppinud kusagil töötoas või see on kuidagi sinu sees nagu olemas? See loominguline pool. Minu teada ma otseselt õppinud ei ole. Et ongi see nagu loomingulisus kuidagi kaasas käinud minuga täitsa nagu väiksest saati. Mis tõttu on ka vahepeal selline, et tekstidest välja lugemine on mul olnud täpselt see, et ma loen midagi täiesti teist välja kui teised kõik. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas eesti keele eksamil, kui ma pidin seda lugemisülesannet tegema. Siis seal oli vaja 3 etappi kirjeldada. Mina leidsin enda jaoks 3 etappi. Ja siis pärast, kui ma küsisin õpetaja käest, et kas need olid õiged, siis ta vaatas seda ja ütles, et kuule, sul võib täitsa õigus olla, aga siin nagu nendes vastustes ei ole sinu varianti.
siis ma olin nagu, no halloo, mis toimub? Aga kuidas sul siis läks, mismoodi seda arvestati siis? Tol hetkel ma ei saanud punkte, sest me just õppisime eksamiks ja siis oligi täpselt see, et eksami vastuste järgi anti punkte. Aga samas see otseselt ei häiri mind, sest ma teadsin, et aga mul oli ka mõnes mõttes õigus. Ja siis lõppude lõpuks eksamil tegelikult läks väga hästi, kuigi ka nendes lugemisülesannetes ma ikkagi natuke punkte kaotasin, aga see ei häiri mind niivõrd, sellepärast kuna kirjandi õige keel on see, mis mind nagu huvitas üldse kogu eksami peale ja selle ma sain 100%, mis oli nagu selline eesmärk saavutatud. Sest kirjandites on ka täpselt see, et minu meelest see on nii subjektiivne. Ehk siis ma panen enda mõtted kirja, aga see, kes loeb, tal ei pruugi samad kogemused olla või ta lihtsalt võib näha seda näidet näiteks siuke, et ma ei tea, kas see on piisavalt hea näide, samal ajal kui minu jaoks on geniaalne. Ja siis mida nagu saab ühtselt hinnata, ongi minu meelest õige keel, mis on nagu näitab siis, et kas ma oskan kirjutada või ei. Ja sellepärast, et see mõte, mida keegi tahab edasi anda ja kuidas ta edasi annab, see võib olla tõesti nii palju erinevat viisi tõlgendatav, et ühte sama asja vaatavad 4 inimest peale ja nad isegi suudavad seal värviga natukene eksida, eks ju. No just täpselt. Et selles osas on see nagu nii õige tähelepanek, mis sa praegu välja tõid. Et mina mõtlen ühte ja võib-olla sina saad ka minust samamoodi aru, aga keegi kolmas saadab, et millest te üldse räägite? Et jaa. Aga ma tulen veel korraks nagu bändi juurde tagasi. Kuna sul esimene bänd loodud sai, et või kus sa nagu esimeses bändis nagu siis niimoodi seotud olid? Ma arvan, et see oligi kunagi ammu 5. klassis võib-olla Pärnu muusikakoolis. See sama trummijutt, kuhu me siis tagasi jõuame. Ehk siis sain esimesse ritmimuusikaosakonna bändi ja seal mul oligi hästi lihtsad partiid, sest ma hakkasin alles seda kõike õppima. Ma ei olnud väga rütmimuusikaga varem kokku puutunud. Ja siis seal me mängisime, meil oli täiesti tüdrukute bänd, ma mäletan seda. Ja kõik olid minus siuke, ma ei tea, 5 aastat vanemad äkki. Nii et ma tundsin ennast nagu tõeline pesamuna seal. Mis oli iseenesest väga lahe, aga oligi täpselt see, et kuidas ma nüüd siia niimoodi sobitan. Aga samas see ei olnud ka minu jaoks väga hull, sest ma olen harjunud olema endast natuke vanematega tihti peale seltskonnas, sest meil oli lapsepõlvest ka, mul on vanem õde ja siis tema sõpradega me kogu aeg hängisime. Ja see oli siuke tavakas, et kõik on minust vanemad, see on normaalne. Aga seal jah, ma ei oska võib-olla kõiki nimesid tuua välja, sest sellest on ikka väga kaua möödas ja neid bände, kes sellest ajast nüüd siiamaani on olnud, need on täpselt sellised, et vahepeal vahetub üks inimene ja siis vahetub kogu bänd. Ja siis ma nüüd ei mäleta, mis järjekorras nad kõik seal olid. Aga näiteks, mille üle mul on väga lahe ja hea meel, on see, et Maria Kallastu oli näiteks minuga samas bändis, kes praegu on siin meil Eestis oma popstaar, eks ole. Et väga lahe on vaadata, et ma mängisin kunagi temaga samas bändis ja nüüd ta on jõudnud nii kaugele. Ja loodetavasti ma varsti ka kuskil maal. No kui sul nii suur pühendumus, nagu sul praegu on ja sellega jätkad, siis ei ole teist varianti lihtsalt. No just täpselt. Et see lihtsalt nagu tuleb seest. Aga sinu enda nagu projektid, mille sina oled käima tõmmanud, kas siis see sama 5/4 või sul on mõni juba varasemalt ka olnud? Ma ei tea, kas mul varasemalt otseselt sellist enda projekti on. Ma olen selles mõttes kooliga teinud mingeid bände. Juba tegelikult põhikoolis meil oli vokaalansambel. Aga ma arvan, see 5/4 on siuke esimene ja päris esi. Sest nüüd oligi natuke enne kooli džessile minekut minu meelest. Ehk siis 5. aprillil ehk siis 5/4, eks ole. Tuli meil esimene single siis välja, Nighttime Sun. Ja vaat sellega oli küll selline, et me iga päev vaatasime neid statistikaid, olime nagu nii põnev, uus asi. Aga nüüd ongi täpselt see et kuna me olime nii noored, või me ikka veel oleme nii noored, see on kõik nii uus ikka veel, siis me nagu ei oska otseselt midagi teha. Ehk siis kui ma vaatan kõrvale, on ka mingid uued bändid, siis kõik nagu oskavad juba seda enda promomist ja kõike teha ja siis sa vaatad, kuidas, et
nad just nagu panid selle bändi kokku ja nüüd on juba nagu kuskil esinevad suured nimed. Siis mõtleme, et kuidas nad teevad seda, tahaks ka. Aga siis mõtlemegi, et nagu neil on seda kogemust lihtsalt juba niivõrd palju rohkem, et see ongi meie nagu kõigi esimene siuke suur projekt nii-öelda. Ehk siis see on mõnes mõttes nagu okei, et meil lähebki veitsa kauem aega. Aga ikkagi praegu meil näiteks on eesmärk, et jõuda raadiotesse. Just kirjutasin, eks näis, kui paljud siis vastavad. Aga lootust on. Olles ise endine raadiotöötaja, sinna tuleb kogu aeg endast märku anda. Kogu aeg, et siis on nagu lootust, et sa kuskilt nagu hakkad nagu kõrvu kõlama, et okei, sealt tuli mingi kiri, jälle mingi kiri, okei, et ma siis nagu vaatan. Et mulle tundub ka, et see, mis iganes asja me pakume, et see, ma ei tea, teenus või toode ise on jumalast äge, aga see enda turundamine seal juures, see on kõige keerulisem üldse. See on tõesti, jah. Sest meil ka vaatan, et sotsiaalmeedia meil on nagu ära jaotatud, kes millegagi tegeleb, aga siis ikka on nagu see, et aga kui meil ei ole midagi panna, mida me siis postitame, me nagu peaksime, et seda nagu elus hoida ja kõike, aga siis ongi siuke hästi, et appi, aga mis me nüüd teeme? Aga ma arvan, et kui see natukene meil mugavamaks läheb, siis ta läheb ka rohkem sujuvamaks. Et praegu lihtsalt ongi kõik nii uus ja meil ka ei pead-jalad natuke laiali otsas, et ei tea, mida nüüd teha tuleb. Küll see paika loksub, nagu sa ütlesid. Ma usun, jaa, see on siuke katsetamise tulemus. Jaa, aga järgmine singel, kunas me seda kuulda saame? No sellega ei lähe enam kaua aega, ütleme nii. Et me juba käisime tegelikult salvestamas paari lugu, eks neis, milline siis enne päevavalgust näeb. Aga varsti on loota juba järgmist, jah. Aga kas see nime võid juba avaldada või praegu veel ei saa öelda? Ma ei julge veel öelda. Ära siis veel ütle. Sellepärast, kuna ma ei tea kumb neist enne tuleb. Ja nende nimedega on ka täpselt selline lõbus vahva jutukene, et meil endil on iga loo jaoks siuke bändi sisene siuke naljatlev pealkiri kõikide nende jaoks. Ja siis, kui me hakkasime mõtlema, et aga kuulajad, ta ei saa ju aru meie nagu sisenaljadest, et me peaksime ikkagi nagu mingi loogilise pealkirja mõtlema, sest jah. Ma tahaks nimega näidet tuua, aga ma veel ei tohi. Aga ma mõtlen, et võib-olla ongi hea, kui see ongi teie nagu nišš, vaata see sama. Kah võimalus, jah. Nagu huvitav pealkiri pead mõtlema, et mis asi see nüüd on ju. Ja siis ongi sul nagu lugu rääkida sinna juurde, aga tegelikult see on meie nagu oma sisese nalja tulemus, siis ma arvan, et enamus tahab teada, mis naljad teil seal siis on. Nagu mine tea, võib-olla see töötab kunagi. Võib-olla tõesti. Aga kus kohas kuulata saab, kui see nüüd valmis on teil? No me üritame ikkagi igale suuremale platvormile neid saata siis, ehk siis Spotify, YouTube, Apple Music või kust iganes tegelikult neid platvorme on veel ja veel. Aga ma usun, et kui kuskil suurelt platvormilt otsida, siis leiab üles ikka. Ja 5/4, kuidas teil Facebooki leht, Instagram, kuidas teil need asjad on? Need on kõik selle olemas. Nimega ongi nagu 5/4. Just, neid leiab ilusti, kui sa paned lihtsalt nime otsingu sinna mootorisse siis. Kas ta on numbriga? Ta tegelikult originaalis on numbriga. Mõned platvormid ei lase lihtsalt seda kaldkriipsu sinna vahele panna nimme ja siis me pidime välja kirjutama. Aga jah, originaalis ta on ikkagi numbriga tegelikult. Selles mõttes, kui Spotify's, YouTube'is otsida, siis peaks ikkagi numbriga panema, aga Instagram, Facebook on välja kirjutatud, jah. Okei, nii pidi. Ja, selge, siis teab, mida otsima hakata, jälgima hakata. Aga täna võtamegi selle vahva teadmise kokku. Aitäh sulle, Loore, meil jäi küll laagrist rääkimata, aga ju siis teine kord. Ja teine kord ikka jõuab. Aitäh sulle. Aitäh.